Palavan. Oleme siin Miamis nüüd oma ööbimiskoha ees. Väike paistab, ilm on soe. Võtame praegu siit oma pagasit välja bussist, et paneme esialgu hoiule, kuna me ei saa endiselt veel oma tuppa. Lootus oli, aga see kustus. Et kahjuks nad ei ole valmis saanud seda tuba meile. Tube meie jaoks. Seega peame veel olema natukene räpased, väsinud, natukene linna peal ringi vaatama, aga ei kuulda. Et õhtul saame teha mõned esinemised ja siis vaatame, mis on järgmine päev. Dancing? What? What are you doing in Miami? Vacation? Yeah, dancing, yeah. Dancing, yeah. Ballroom dancing? Folk dancing. Folk? Folk, Yeah, it's yeah. folk extreme dancing. Sure. Extreme folk dancing. Yeah. So it's a one of kind thing we do because that's why the name is like folk extreme dancing, extreme folk dancing, national extreme dancing. It's like polka mixing with saltos and tricks. It's like a street polka. Yeah, something like this. Good. Enjoy. Thank you. Aga panime enda pakid ära nüüd siia, hoides ilmselgelt üle meie mahu, üle hotelli mahu, mis nad võiksid nagu siia võtta vastu, aga tuba ei ole veel valmis ja kus me nende pakkidega ikka pillapalla lähme. Ja ilma pakkideta lähme pillapalla nüüd randa. Vaatame. Vaba aeg ja internet, kiired kõned kodumaale. Meil on hommik jah. Lõuna on meil. Oleme jõudnud Miami hotelli. Tubadesse meil ei lasta, neid valmistatakse ette. Pagasid saime ära anda, aga kitarri veel ei ole. Väga toetada ei saa, aga me otsime jõuab ta vähemalt sellel ajal, kui me siin saab väga teha. Saigi kaubeldud välja, et nad saadavad ta Miamisse. See oli siis see hotell, kus me viibisime vähe kauem ja jõudis kohale. Muidugi päev enne seda ostsime uue. Esimeseks ülesandeks võeti korraliku esinemiskoha leidmine. Liigased saavad ühe päeva puhkust, aga proovime siis kohaliku ametivõimuga saada jutule. Koht, kus siin Miami Beachil kõik toimub, on autosõiduga 10 minuti kaugusel. Jala käies tõenäoliselt üks 40 minutit. Et kuna auto on kuskil parkimisala sügavustes, siis otsustame ütleme jala. Et eks näha ole, mis sellest kogu mõttes saab. Mina olen mures ainult sellepärast, et ma olen nii douchebag välja, et äkki lüüakse maha kuskil. Aga ei, muidu jookseb väga plaanipärast, et praegu mõttes ikkagi homme teha üks esinemine ja viimasel päeval teine esinemine, et vahepeal saaks jälle natukene koguda. Sest siin peaks minema peaaegu 50 kraadi peale soojus. Et see on ikkagi rahvariides Eesti mehe jaoks, kes tantsib ekstreemrahvatantsu selgelt liiga. Peaks ka proovima vaata. Pärast esimest esinemist kindlasti oskame
oskame natuke rohkem kommenteerida, kui mitu kilo vett me selle poole tunniga kaotasime. Kommenteerid? Lähme, kõigepealt otsime midagi juua ja siis lähme randa. Otsime samas ka kohti, kus homme esineda, sest oleks vaja paar esinemist teha ikka. Ei saa niimoodi, et tuleb Miamisse ja ei esine. No nii, väikene õhtune jalutuskäik meil poistega ette võetud ja astusime oma esimesed, no ütleme 30 meetrit siis Miami päris ranna peal. Liiv ja kõik ja liiv on täitsa peaaegu sama, mis on Pärnu rannas, et midagi nagu erilist otseselt ei ole, et mererand on ikka täpselt samamoodi, et inimesed päevitavad, käivad ujumas. Tänasel päeval ei tundu laine ka väga palju suur olema, aga erilist tunnet tekitab see, et me oleme ikkagi suure ookeani ääres, Atlandi ookeani ääres, et meri on soolane ja suur massiivne hoopis teistmoodi tunne, kui Pärnu lahes ujumas käia, et siin ma veel ei ole ujumas käinud, aga varsti kindlasti, et suured majad on ümber, ilusad hotellid ja eks vaatab, mis sealt edasi poole tuleb, et pidi tulema suurem ja ilusam rand. Miami peale olid päris kõvad lootused pandud, nii palju oli nähtud telekas seda kõike melu ja olu ja nii palju oli sõpradelt kuuldud, kui kõva koht see on. Filmidest kõik oleme näinud, Miami Vice'i bikiinides beebed jalutavad mööda tänavat. Nii nagu filmis ikka rand rahvast täis, pidu kogu aeg kõik nagu, et elu keeb niimoodi. Peopealinn põhimõtteliselt, et 24/7 käib pidu kogu aeg. Harjumatult kuum kliima pani Põhjamaa meeste kurgud kiirelt kuivama. Teeme ühe natukene kergem õhtu ka, mis Taavi leiab siin. Minul ei... aastad pilte. Minul ei tulnud rahast välja. Jäi natuke puudu. Aga ma tean, et hea investeeringu. Annan selle raha Alarile. Et ta saab mulle kunagi tagasi selle anda, kui puudu jääb. Et mina sain pudeli vett endale osta. Teised poisid arvutavad, nii nagu tehnikapoesteks natuke aega. Näeb praegu ka vaatavad, mis ja kuidas. Siis näha on, et sealt lõpuks välja tulevad. Hinnaklass oli küll ühtegi hinda märgitud, ei olnud. Et onu koha peal kalkuleeris, see oli peaaegu 1,5 eurone veepudel. Pole ammu joonud nii kallist vett, 3 eurot liter. Miks mitte? I'm in Miami Beach. Ja et kõht ei arvaks, et kõri on läbi lõigatud, tuli süüa ka. Tulime kohaliku kiirtoidu restorani. Oli Subway, Gigid ja kassid, koerad, muud lihatooted on siin valikus. Mõni märki ära siin lihamasinasse kogemata, toetanud oma käe. Rõmps. Taimedeks, salatiteks on mingid muud lehed kokku hulli keeratud sinna. Siin ei tundu eriti nagu... Aga ei, vahet pole, sööb ära, mis ette antakse. Personaalne pitsa. Käisime siis just Subways ja ostsime endale saia ja ma ei tea, kuidas need inimesed seal töötavad. Mingi asi oli õhus, et silmad hakkasid niimoodi kiputama. Ei kujuta ette. Teised veel tellivad sees ja vaikselt kannatavad seal selle, kas midagi kõrbes või oli see mingisugune maitseaine või ei kujuta ette, aga eks teised räägivad ise, mida nad tundsid. Pakime selle poisi lahti. Ma isegi ei tea, mida ma tellisin, ma ütlesin õiale, et ta ise teeks sellise asja, mida ta ise siin hea meelega sööd. Vaata. Praegu tuli suudis saiga, aga see ei ole Ameerika esimene suudis sai. Päevast päev on sai söönud. Ma olen Eestis korra Subways käinud. Aga ma ütlen kuidagi parem.
ei teagi miks, võib-olla kõht on lihtsalt rohkem tühi. Siin on peekon, kana, juust, see on mingi kapsas, sibulas, jalapeños, paprikat, kurki ja ainult ühte kastet, nii et tavaliselt kui ma ise teen, siis ma teen rohkem kastet, tõenäoliselt sellest tuleb teenida. Väga hea. Saad aru, et ta lõikub kohe selle pooleks ka. Väga hea, esimest korda siin Subway's ja poolikud ja üsna maitsev. jah, esimesel õhtul pidime me leidma ju selle esinemiskoha ülesse, kus järgmine õhtu esineda saaks. Ja see oli igavene seiklus, sellepärast et inimesed, kes meid juhatasid peatänavate ristmikule, need vist ei teadnud ise ka, kuhu me minema peame ja kus nad ise ennast üldse on pidutsenud. Et see oli igavene seiklus, see võttis terve öö aega. Ma ei ole päris kindel, et kõik poisid üldse otsisidki seda kohta, kus me esinema peaksime. Aga kõik olid igal juhul kadunud ja laiali. Aga õnneks me lõpuks leidsime selle, et see oli ülikõva koht, aga selle me leidsime hoopis järgmisel päeval. Siis kui me otsisime seda pearanda kolmekese. Jõudsime pearanda. Siin on ilus vaade. Lühikesed majad. Ja ilus rand. Ja mis sa hing veel tahta oskad? Siin teeme meie oma homse peaesinemise pearannas, nagu te kõik nägite. Publik on rahulikud roosades seelikus vertikaali asemetes neiudega, kelle jaoks on horisontaali. Jep, nii me teeme. See on rahulik koht. Meil on siin ausammas. See küll elendab, seda me teile näidata ei saa selle kaameraga. Saame ikka, seal pool on meil üks. See koht jääb. See on Miami pearand. Siin käivad kõik kuulsused. Rihanna hüppab paljast tissidega siit vette. See toog laulab siin. Ja nii on. See on vaade on missugune. Ja siin veel tahta oskab. I'm in Miami Beach. Let's go. Aga Miami öös on asju. Tõmbad selle kaadri korra sinna selle ukse peale. Ole avatud 24 tundi ja siis saad õnnelik ja rikas. Jah, ära ole suletud ühiskond. Ole avatud. Ole avatud meelega. Eestis Statoilis on inimesed avatud. Ameerika on puhas avatud. We can try it, but the bad thing is that it's 3 o'clock in the night, but we'll try. Okay, we'll call you back. Thanks. Saab täis aadressi saada teada selle asja kohta, mis asi see on. Kus kohas makstud või? Jah.
Skype'iga. Eestisse. Muidu ei saada. Ütlen, et saadaks sulle Skype'is lahti. Aga kui ma lähen kohe panka, siis saad, et sealt pangast ei näe infot. Vaata, et lisaks kõikidele muudele erinevatele sekeldustele, mis meil on, kitarri ja kõik siuksed pisiasjad, varastati Taavilt eile krediitkaart ära, telefon samuti. Ehk siis ta on nüüd maailmast ära lõigatud. Tunni ajaga suudeti $700 kulutada, mis on ikkagi väga hea tulemus. Meie mõtles nagu väga halb, aga praegu tegeleme sellega Eesti Panga hoiame ühendust ja katsume selle lahenduse leida koostöös siis kohaliku politseiga. Eks vaatame. Telefonist ja rahakotist jäin ilma. Õnneks oli pooled asjad hotellis, et dokumendid asjad, et mul oli 2 tükki kaasas. Et nendest nagu ei olnud hullu, et mul olidki juhiload olid kaasas lihtsalt linna peal dokumentiks ja pangakaart ja telefon, et neist 3 asjast jäin ilma. Ja kaardi pealt ka läks raha natuke. Mõned 100 eurot. See, et Taaviga niimoodi läks, see on suhteliselt kurb ja eks ta oli ka Taavi jaoks päris valus hoop. Aga ma arvan, et see oli see äratuskell meie kõigi jaoks, et tegu on ikkagi suurlinna ja suure riigiga, kus erinevad ohud, mida sul Eestis ei pane tähelegi, mis võivad sind varitseda. Ja eks kellegagi pidi see meie seltskonnast juhtuma. Ja sellel päeval oli siis Taavi kõige hooletum. Lohakas. Kodused inimesed olid need kõige rohkem, kes muret tundsid. Sest nemad said ainult teada, et kellelgi midagi ära varastati. Nad ei teadnud mida, millal, kus. Nad teadsid lihtsalt, et keegi on tühjaks varastatud. Ja rohkem niimoodi infot ei teadnud. Ja siis tulid meile järjest peale paanilised kõned, sõnumid. Mis juhtus? Mis toimub? Aga tegelikult asi ei olnud nii hull, kui aru saadi. Sest kõige hullem oli see, et Germo saatis Londonist postkaardi koju. Kirjas oli, palun saatke raha, kõik otsas. Aga see jõudis täpselt sellel hetkel Eestisse, kui tuli uudis, et Taavil varastati kõik ära. Et see seoses videoblogiga tuli ka see Taavi juhtum Eestis päevavalgele kõikide sugulaste sõprade hulgas. Ja siis kohalikult siin läksid päris hulluks peast ära murest, et mis sellest Taavist nüüd saab. Et kõik on ära võetud ja nii edasi. Siis need, kes ei olnud videosid näinud, need nagu kuulsid lõpuks seda külajutte ja õnneks me saime lõpuks selle kõik vaigistatud järgmiste videodega, sest need telefonikõnesid tuli hullumeelselt palju, kes muretsesid, mis Taavist nüüd saanud on. Valmid kõrbevad ja meil ei ole häda midagi.